Tere, mu head sõbrad! Läheme aastasse 88. Siis oli Eestimaa laul, siis oli usaldustelefoni algus. Täna 2013 kevad. See võimaldab meil vaadata tagasi sellesse kaugesse aega ja öelda iseendale, mis on vahepeal muutunud. Ei, ärme räägime sellest, mis on majanduses muutunud, mis on olmes muutunud. Räägime seda, mis on meie hinges muutunud. Kui 87. aastal me lõpetasime Tartu Ülikooli psühholoogia magistratuuri, siis me olime kõik väga targad ja tõenduspõhisel psühholoogial asja tundvad inimesed. Me oskasime Eestimaa inimesi aidata, me teadsime, kuidas nõustada ja kõik läks hästi. Vahepeal selle 25 aasta jaoks on minu jaoks igatahes väga palju maailm muutunud. Jah, ta on muutunud selles mõttes, et on saanud selgemaks see, mida meie esiisad teadsid ja vermisid vanasõnadesse ja mida me ei uskunud. Aga mis on nüüd selle aja jooksul saanud meile iseenesest mõistetavalt tõestatuks läbi kvantfüüsika, läbi pisikeste energiaväljade mõõtmiste. Ja see on hämmastav. Tõepoolest, see 21. sajandi müstikasajand avab oma uksi ja tõestab meile oma tõelisi hinge suurusi. Me oleme saanud teada seda, et see, mida me kujutleme ja see, mida me hinges igatseme, selleni me jõuame. Mul on hea meel teile, kallid kolleegid, ütelda seda, et me usaldustelefonis oleme uskunud, et meie kestame. Ja sellepärast on usaldustelefon vaatamata kõigile rasketele aegadele kestnud 25 aastat. Ma väga loodan, et me usume kõik ühiselt ja jõuame selle veendumusega sellesse aega, kui on 50 aastat usaldustelefoni, sest et me kõik uskusime, et me kestame ja me saame inimesi aidata. Ja teie inimesed kõik, kes te olete praegu seal teisel pool ekraani. Mul on kahju, et ma ei saa teiega koos Pühajärvel olla, teid kallistada ja teile otsa vaadata ja öelda, mu head sõbrad, 25 aastat usaldustelefoni, see on fantastiline. Ma pean tegema seda kaamera vahendusel, aga see on uus ajastu. Mu head sõbrad, see on see uus e-ajastu. Kasutame siis tema võimalusi. Vähemasti ma pääsen teie kodudesse, ilma et ma isegi teid näeksin. Mu head sõbrad, te olete selle 25 aasta jooksul teinud imepärase töö. Te olete tassinud 1 miljard tonni hingevaeva ühest kohast teise ja aidanud Eesti rahval kesta. Me täna ei tea neid mõõttühikuid, kuidas hinge raskuste äravõtmist nimetada. Me nimetame seda telforiks. Jah, see ongi raskuste ühest kohast teise tõstja, võiks ka teiste sõnadega öelda. Meie oleme hinge raskuste ühest kohast teise tõstja. Te olete suurepärased. Me oleme saavutanud selle, et me oleme kestnud. Aga mida ma tahaksin teile kaasa öelda, et kui me ei saa küll kokku, aga siis on väga häid raamatuid, mida võib vahetevahel lugeda ja mida saab enda hinge kosutuseks ja maailmapildi parandamiseks lugeda. Sellepärast, et maailm on muutunud avatumaks ja see kõik, mida me tihtilugu pidasime müstikaks, meie oma luuleviilma ja öeldi, et posija või nüüd saab selgeks, et see kõik on energeetika. See, mis me mõtleme, nii maailmas juhtub. Ja mul ongi teile üks soovitus. Mõtleme siis kõik üheskoos, et me kohtume ka usaldustelefoni 50. aastapäeval. Head 25. sünnipäeva sulle, mu armas, kallis kolleeg.